eks me oleme jah nagu ekskursioonijuhid, kes nagu rahvas tuleb, eks ju, no, siis ta juhib nagu, et näed, et siin, et lähme siin, et siin on see hoone, siis ta räägib lugusid või lapsevanemad. Täpselt samamoodi on meie siis selle psüühilise energia või mõtteenergiaga, manashaktiga. Ta, põhimõtteliselt mõistuse funktsioon on, kas nagu äratada huvi, ta nagu soovib või siis ta ei soovi, eks ju. See on tingitud erinevatest impulssidest, eks ju, samskaaradest, harimustest, alateaduse soovidest või siis mingitest mälestustest, pettumustest, et miks mõni asi meeldib, mõni ei meeldi või see on nagu eraldi teema, aga siis on huvitav vaadata, et siis sa pead olema nagu selline lapsevanem või ekskursiooni, siis oskame nagu kokku võtta need mõttekillud või need mõttevärvid ja erinevad need mõtted, mis sul peas nagu pulbitsevad, kuna sa oled elus olend, sul on teadus, eks ju, mina olen, eks ju, kuna sa oled nagu teadlik endast elus oled, millegi pärast ei tea kust või mis, seda ka nagu raske seletada, pühakirjad seletavad, et me oleme lahutamatu osake kõige kõrgemast ja meil on väike valikuvabadus kingitud, et mitmekesisus, olla armastatud ja armastada, see mõlemapoolne liiklus nagu toimiks. Igasugused sellised vastuseid ja filosoofiaid on selles suhtes. Ja siis me peame, mitte ei pea, vaid millegipärast loodus tahab või nagu parem kui see arukus, siis see ekskursioonijuht, lapsevanem seal mõistuse kõrval, tema siis nagu tegutseb selle karjaga, eks ju. Et kuna seal on nagu kogu aeg pulbitseb, nagu ma ütlesin, virvarr käib. Palju oleme rääkinud sellest ja palju räägitakse, et mis siis selle mõistusega teha, et ta on nagu nii aktiivne, et see on selle hing elab, eks ju, ta vaatab läbi silma midagi, seal tekivad mõtted, siis ta läbi kõrva kuuleb, siis see läbi kõrvaheli tekitab mingid mõtted, siis ta maitseb mingid toitusi, tekitab mõtted, siis tuleb lõhna mingid mõtted, eks ju. Või siis paneb üldse silmad kinni, midagi minevikust tuleb või siis loeb uudised, siis on mingi tulevikuhirm ja kogu aeg nagu väljaspoolt pannakse tööle ja ühtepidi seal on nagu selline, see on nagu normaalne, siis tekib kas mingi kaitserefleks või mingi hea emotsioon või igast variandid pärast seda, aga arukus või see kõrgem, ütleme siis kõrgem mina, kasutatakse palju selles, osad ütlevad kõrgem mina on nagu see, et ma olen jumal. Me olemegi jumala lahutamatu osakad, minu õpetaja ütles ka, et ma olen väiksed jumalad. Aga siis see kõrgem, see puhas mina, ehk siis arukus või siis hinge kõrval oleb, ühtepidi ühel pool hinge on nagu ülihing, nagu pühavaim kristlikus keeles, siis paramatma, jumala aspekt ja siis teise pool on nagu arukus. Ta juhib nagu, kuhu nagu minna. Et kui ta laseb nagu meeltel ja mõistusel juhtida ennast ja arukus on lihtsalt nagu ori, siis hakkavadki nagu probleemid, et tuleb kogu aeg ideaalis, eks sa õpid selle ära, et arukus ongi selleks, et palju asju, mis seal pulbitseb, kuna elu on nii suur, need impulsse on niivõrd palju, et kui sa lased neid, sul on elus palju sellised, oled kõrvetada saanud palju kordi, kui sa lased nendel impulssidel viia sind umbes, et see on impulss, et see tuli, et seda ei saa alla suruda. Ei alla nagu ei saa suruda, aga ta tuleb nagu, ma ei oska öelda, nagu see väike laps, et sa ei saa ka lapsele öelda. Ei, kogu aeg, ta tekib kompleks. Sa pead nagu läbi armastuse, läbi nagu, sellise omakusu püüdmatu poliitilise nipitamise, ta viima nagu tähelepanu ära, eks ju. Mõistus ka nagu, ta näeb mingit mõdaks ka, mingit ilusat asja, eks ju, ilusat objekti või ilusat elusolendit, nagu, ta ka nagu, nii kui ta näeb midagi nagu meeldiv, ta tahab nagu kohe seda ekspluateerida, eks materiaalne maailm ongi nagu, see ongi tema trikk nagu. Aga arukus on see, et ta küsib, et okei, et kui sa selle asja nüüd ära varastad, et mis sealt edasi tuleb, eks ju, või sa võid vahele jääda, pärast on süümekad, eks ju, aga kui sult varastatakse ära, mis siis on, eks nagu mõtiskleb. Mõistus on nagu blank, ta nagu mustvalge. Ja siis arukus on see, et head kõigile, et head seda ekskursiooni kirju seltskonna mõistuse värvide juhtimist siis arukuse poolt ja arukus saab toita siis läbi heade eeskujude, läbi pühakirjade, läbi oma elukogemuse, juba oled reha peale astunud 574 korda, et siis nii kõvasti ei astud ikka, aga mitte nii kõvasti ja siis tegelikult meil oleks vaja alternatiivi, et kuidas siis, nagu ma näite tõin, lapsed viia niimoodi sujuvalt õigesse kohta, et kuhu sa siis viid, et see on halb, eks ju, nagu edasi, et inimesele, et joomine on halb, suitsetamine on halb, kritiseerimine on halb, eks ju, selline kadedus on halb. No okei, olen nõus. Aga siis sa pead looma uue culture'i, uue kultuuri, eks ju, uued maitsed, need nagu sisse tooma, see ongi nagu vaimne praktika või siis
saatana pakti, eks regulaarne vaimne elu, et sa teed arukuse pinnal palju asju, isegi kui sul veel maitset ei ole, nagu ekstaasi ei ole. Aga avanssi antakse alati, et sa saad nagu võrrelda pärast, et võib-olla käisid saunas korra kuus, eks ju, kui ei viitsi rohkem, sa pead sauna, pead pesema, siis sa käid 2 korda kuus, siis mõtled, et tegelikult päris hea tunne on pärast sauna. See on nagu, mõnikord ka mõistus on seal juba kuskil, ma ei tea, mis kohas vibreerib, ja siis kuulad mingit kõva venda, siis saad oma tangi täis jälle nagu innustuse, puhta valguse, sellise, mõni hing, kes on hästi püüdlik ja arendab neid kõrgeid omadusi, et tema juttu kuulad, siis saad jälle nagu selle oma bensopaagi täis, et auto saab jälle õiges suunas sõita, muidu see auto nagu sõidab, aga ei tea kuhu.